No nii, tere kõigile, pole ammu näinud. Mult on paar korda jõutud juba küsida, et millega tegeled, kas autosid ka müüki tulemas on ja või mis teed, puhkad või mis värk on. Et tegelikult ei ole asi nii. Infoks siis, et on tulemas autosid müüki ja on tulemas omajagu. Isegi ei mäleta peast täpselt mitu neid nüüd on, aga üle 10 kindlasti. Umbes 15 äkki. Ja viimane video on jah, rohkem kui kuu aega tagasi tulnud. Ja ka müügikuulutuste arv kuivas vahepeal päris kokku, aga tegelikult ma olen väga aktiivselt ikkagi kogu selle aja tegutsenud. Ja endalegi veidi üllatuseks jaanuari lõpus, veebruari alguses osteti peaaegu kõik ära, mis mul üldse müüa oli. Aga see on ju tore iseenesest selles mõttes, et järelikult on nagu õige asi, mida teha. Siis mul on veel üks lahe uudis. Ma sain endale Subaru Impreza VRX-i. Ma kohe näitan seda autot väljast ka ja hetkel ma istun siin autos. Ägeda häälega käib ja kõik on väga kihvt. Selle autoga selline lugu, et kui ma olin 13-aastane, siis mul oli Pentium 3, kui ma õigesti mäletan. Jaa, mul oli Pentium 3 ja mul oli seal Colin McRae ralli. Kas oli Colin McRae ralli või Colin McRae ralli 2 vist oli. Ja mulle meeldis väga mängida seda ja seal oli see auto. Ja lisaks oli mul desktopi taustapildiks ka sinist värvi Impreza VRX. Ja kui ma 13 olin, siis ma mõtlesin, et kurat, et kui oleks see auto, küll siis elu oleks lill, et nagu see ongi kõige kõvem unistus üldse, mis elus olla saab. Täna ma kindlasti niimoodi enam ei arva. Tegu on mingisuguse umbes 5000, no see need varieeruvad seal kohati 7-8 tuhat, eks ju. Aga siuke, ütleme ümaralt, siukene 5-6 tuhat maksva tegelikult asjaga, mis on kättesaadav suht kõigile. Ma ei olnud seda autot lihtsalt pidanud nagu mõistlikuks, et ma peaks endale ostma. Mul oli kogu aeg nagu olemas nii-öelda igapäeva auto. Ja nüüd ma siis tegin siukse lükke, et ma mõtlesin, et noh, davai, ma proovin mingit aega Imprezaga sõita. Ja kui igapäevaselt käia teha oma kõik võimalikke sõite, mida mul teha on vaja. Ma teen väikse lühiülevaate sellest, et milline ühe automüüja pühapäeva hilisõhtu välja näeb. Ma filmisin, ma just lõpetasin need tegevused, et vedasin Puksiiriga autosid remonti. Puksiiri on ühel automüüjal vaja selle pärast, et siis on võimalik öösel tuua autosid remonti või hilisõhtul. Ja siis ei pea ummiku ajal autosid vedama. Korralik ajasääst. Mina olen tulnud siia rahva autosse, siin on silt ka. Ja hetkel tuli Mondio siia selle pärast, et tal tekkis mingisugune tehniline rike. Mis iseenesest on okei selles suhtes, et ma teen ta ju korda. Siis ei pea sellega tegelema see inimene, kes selle auto ära ostab. Aga jätkame. Selline Puksiir on autoringlusel aastast 93. Margiks on TAF, B-kategooria ja saab väga hästi hakkama. Väga hea ost. Ja mul on suht lihtne valik, kui ma ei oleks siia praegu tulnud, et 9-5 on lahti. Aga kui ma ei oleks praegu siia tulnud, siis ma oleksin pidanud hommikul kõige tihedama ummikuga tulema, sellepärast, et nüüd on väga reaalne, et see auto hommikul kohe hops on töökojas sees ja kui hästi läheb, on ta mõne tunniga korras. Nii, järgmine peatus on järgmine remonditöökoda ja järgmine auto. See, kus juures jõuab võib-olla homme juba, ei ülehomme, ehk siis teisipäev, hiljemalt kolmapäev on ta saadaval. Ja mida teeme? Seda ei ole praegu näha, esiklaasis on mõra, esiklaas läheb vahetusse, see ongi viimane asi selle autoga teha, arvel on ka vaja võtta. Ja see koht siis, mida ma kasutan esiklaaside vahetuseks, on enamasti Sepa autoklaas, et
Pole veel üle 2 päeva pidanud kordagi ootama.